Tere kõigile Forex huvilistele, kätte on jõudnud siis üle pika aja järjekordsete kuu kokkuvõtete tegemise aeg. Seekord siis räägime augustist ja siia otsa tuleb ka kohe september. Ärme siis pikalt aega raiska, hakkame siis kohe siit jooksvalt minema. Social trading kõigepealt augustis tegi FingoPro 1 2,79% ja siis kõikide aegade algusest on teinud FingoPro 1 82% kasvu, FingoPro 5 oli nulli ring augustis, kuna oli siis ümber sättimine, ümber seadistus seal strateegiates ja siis 156,36% on teinud kõikide aegade algusest alates. Nii, vaatame üle Kraitos. Kraitos 4.3 ma eemaldasin siit nimekirjast, kuna Kraitos 4.3 kasutajaid on jäänud nii väheks, et ei olegi mõtet seda väga siin enam näidata ja Kraitos 4.3 arendus ka ei ole ammu tehtud, ehk siis nüüd on fookus ainult Kraitos X-il ja Kraitos Elite'il augustis. Kraitos X tegi 0,17% kasvu ja see konto, mida ma olen jälginud, 16,27% kokku teinud ja siis Kraitos Elite augustis see konto, mida ma nüüd olen siin näitanud, tegi -2,65%. See oli siis 4 paari ja siis nagu ma õigesti mäletan, hedge tehingud läksid siis miinusega kinni ja see siis tõmbas selle kuu natukene miinusesse. Septembris jällegi taastus, kõik on hästi, aga need 4 paari, mida ma siis kasutan, OutCAD ja siis mingid paarid olid seal veel, et see ei ole siis päris standardne seadistus, et ma mõtlen, ma peaks selle üldse ümber tegema, panema sinna siis mingisugused, ühesõnaga panema käima uue konto, kus on siis optimeeritud paarid jooksmas, et see konto on hetkel natukene ajale jalgu jäänud, ütleme niimoodi. Flash tegi augustis 2,15% kasvu ja Gearbox tegi 2,58%, mis on mõlemad siis väga head tulemused ja augustis siis Flashi konto kokku oli teinud praeguseks 60,44% ja siis see Gearbox 3.0 18,58%. See ongi augusti poolt kõik, kohe siia otsa tuleb ka septembrikuu. Nii, paneme siia otsa siis kohe septembrikuu ka. Social trading tegi septembrikuus FingoPro 1 1,78% ja FingoPro 5 tegi 2,34%, mis siis kogu aeg kõikide aegade tulemuseks andis FingoPro 1 83,79 ja FingoPro 5 162,36%. Kraitos X tegi septembris 9,27% ja väga äge oli jälgida seda, kuidas ta selle trendiga kaasa läks ja lihtsalt võttis kasumit, täiesti arukordne protsentin. See näitab ka seda, et kui kuld liigub, siis Kraitos X-i uued seaded on palju täpsemad, ta suudab ka vältida siis tegelikult mingisuguseid siis vastupidiseid liikumisi, ehk siis nüüd kui kuld kukkus lõpuks, siis ta ei võtnud uuesti buy-tehinguid sisse, ehk siis on üsna turvaliseks muutunud praegu. Nii, Kraitos Elite tegi 2,53% septembris ja nagu ma ütlesin, siis Kraitos Elite'iga seoses alates novembrikuust ma hakkan näitama siis uut kontot, sellepärast et on nüüd toimunud optimeeritud seadistus päris mitmele paarile, kas oli 6 või 7 või 8 paari. Ma panen käima testikonto, kus siis need paarid ilusti jooksevad. Nii, lähme edasi. Flash ja Gearbox. Flash tegi 0,92%. Gearbox tegi 0,62% septembris. Palju tagasihoidlikumad tulemused kui augustis, aga toimetavad ilusti selles suhtes. Varsti siis tuleb ka juba kokkuvõte oktoobrist. Olge mõnusad ja järgmiste videoteni.